Riskirühmad tööturul. Ettekanne tehtud Julia Nikolinen, T1 Tartu Ülikooli Narva kolledž. Iga inimene on Eestile ääretult tähtis ja iga töökäsi ülimalt teretulnud. Töötamine tähendab kindlat sissetulekut ning võimalust majanduslikult paremini hakkama saada, ent sellest veelgi olulisem on eneseteostus, oma töötulemuste nägemine, suhtlemine kolleegidega. Ühiskond on tugev vaid siis, kui kõik selle liikmed saavad oma elu elada täisväärtuslikult ja aktiivselt. Igaüks peab tundma, et ta on oodatud ja vajalik ühiskonnaliige just sellisena, nagu ta on. Proovin praegu kirjeldada riskirühmi tööturul ja tuua ühtlasi välja peamised takistused, mis nende inimeste jaoks töö leidmise keerulisemaks muudavad. Osale inimestele võib töötuks jäämisel uue töö leidmise olla raskem, seepärast käsitletakse rühmi, kellel võib tekkida raskusi uue töö leidmisel riskirühmadena. Riskiallikaks võib olla madal kvalifikatsioon, töökogemuse puudus, vanus, eesti keele ebapiisav oskus, tervislik seisund ja nii edasi. Riskirühmad, kellega töötukassa tulenevalt tööturuteenuste ja toetuste seadustest on kohustatud aktiivsemalt tegelema, on järgmised. Pikaajalised töötud, noored töötud, vanaduspensioniealised töötud, puudega töötud, eesti keelt mitte oskavad töötud, hoolduskohustusega töötud ja vanglast vabanenud töötud. Kui ühte või mitmesse riskirühma kuuluvate inimeste osakaal kõik registreeritud töötute seas tõusis 2011. aasta teise kvartali lõpuks 79,2%, on see alates 2011. aasta kolmandast kvartalist langema hakanud. 2012. aasta lõpuks möödustasid riskirühma kuuluvad töötud kõigi registreeritud töötute hulgas 72,3% ehk 28 684 inimest kuulusid ühte või mitmesse riskirühma. Seega vähenes ühte või mitmesse riskirühma kuuluvate inimeste arv 2012. aasta lõpuks võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga 20,8%. Kõikides riskirühmadesse kuuluvatest töötutest moodustavad kõige suurema osa pikaajalised töötud, keda oli 2012. aasta lõpus seisuga 44,7% kõigist registreeritud töötutest. Samas on pikaajaliste töötute osakaal kõige registreeritud töötute seas võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga vähenenud 7,6% punkti. Eesti keele oskuseta töötud moodustasid 2012. aasta lõpu seisuga 35,2% kõigist registreeritud töötutest. Vanaduspensioniealised töötud oli 15,7%, noored töötud oli 12,6%, puudega inimesed 4,9%, vanglas vabanenud 1,7% ning hooldajad 0,3%. Riskirühmadesse kuuluvate töötute dünaamika on käinud käsikäes registreeritud töötuse muutustega, mis tähendab, et viimastel aastatel on registreeritud töötute
kuulumine riskirühmadesse vähenenud. Kõige suurema muutuse tegi 2012. aastal läbi töötuks registreeritud hooldajate üldarv, mis 2011. aasta lõpus seisuga võrreldes vähenes 33,7%. Võrreldes eelmise aastaga vähenes pikaajaliste töötute arv 28,5% ehk 24 814 pikaajalistel töötult, 17 741 pikaajalistele töötule. Noorte töötute arv vähenes 25,6% ja vanemaealiste töötute arv 15,1%. Ainukesena riskirühmadest kasvas aasta jooksul puudega registreeritud töötute arv, keda 2012. aasta lõpuks oli 20,9% rohkem kui 2011. aasta lõpus. Pikaajalised töötud. Pikaajaline tööpuudus on üks püsivamaid ja tõsisemaid sotsiaalmajanduslikke probleeme, millega puutuvad kokku paljud arenenud riigid. Pika aega töölt eemal olnud inimesed on sageli kaotanud erialased oskused ja tööharjumuse langenud on enesehinnang ja tekkinud lootusetus tuleviku suhtes. Elukvaliteedi järsk langus sunnib töötuid pidevalt võitlema stressi ja toimetulekuraskustega. Tekivad pingeid peresuhtes, halvenenud tervis ning raske majanduslik olukord ei võimalda ka piisavalt aktiivselt tööd otsida. Mida kauem on inimene tööta, seda suurem on oht, et ta loodud tööotsingutest üldse ja langeb mitteaktiivsusesse. Seetõttu on nende inimese tööturule tagasi toomine tunduvalt raskem ja ühiskonnale kaalukam. Pikaajaliselt töötute tööharjumuse taastamiseks ja nende tööle rakendamiseks korraldati toimetulekukoolitust, täiendus- ja ümberõpet, ühendati ja motiveeriti tööotsinguid ning teavitati tööandjaid riigi abist pikaajaliselt töötute tööle rakendamise korral. Pikaajalistel töötutele, kes olid hüvitatud tööturule tagasi pöördumisest, võimaldati toetust töökoha leidmisel. Pikaajalisel töötute puhul on kõige sobilikumad rakendamiseks avalik töö. See on ajutine tasuline töö, mis ei eelda kutse eri ega ametialast ettevalmistust. Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 50 tunniks ühe kuu jooksul. Tööharjutus, see on töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks osutatav tööturuteenus. Tööharjutuse eesmärk on töötu ettevalmistamine teistes aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks või tööl käimiseks. Palgatoetus, see on tööandjale töötutele rakendamiseks makstav toetus. Palgatoetusega saab tööle rakendada töötu, kes on töötuna arvele võtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vabanenud vanglast ning töötu, kes on olnud töötuna arvel järjest üle 12 kuu ega ole tööd leidnud.
aga samuti noored töötud. Tööturukoolitus, see on töötule korraldav tööalane koolitus, kus omandatakse või arendatakse ameti või muid oskusi, mis soodustavad isiku tööle rakendamist. Tööturukoolitus kestab kuni 1 aasta. Töötud, kes ei oska eesti keelt. Tööturuteenuste ja toetuste seadus käsitleb ühe riskigrupina inimese, kelle tööle asumine on takistatud seetõttu, et nad ei oska eesti keelt. Tööturuametis pakutavad teenused peavad aitama mitte eestlast töötult omandada temale sobiva töökoha jaoks vajaliku keeleoskuse ning seda on soovitav teha kombineeritult teatud ametialaste oskuste omandamisega. Tööturukoolituse, tööpraktika või muu teenuse abil. Samuti võiks igapäevast tööturualast teavet mitte eestlaste pakkuda paralleelselt nii eesti kui vene keeles, sest teabe parem levik tööturul aitab märkimisväärselt leevendada passiivse töö otsimise probleemi ja ennetada pikaajalist töötust. Noored töötud. Noorte töötus on sotsiaalne riskitegur nii inimesele kui ühiskonnale, mistõttu tuleb noori puudutavate probleemidega tegeleda võimalikult varajases staadiumis neid ennetavalt lahendades. Koolist välja langenud noorte töö leidmise võimalused on hariduse omandanud noortega võrreldes viletsamad ning kuritegelikutele teele sattumise risk kõrgem. Suurim oht töötuks jääda on just noortel põhihariduseta isikutel, kellel puudub eriala ja töökogemus. Noorte töötute puhul võib üldisemalt tööturule tagasitoomisel kõige sobilikemateks teenusteks pidada karjäärinõustamist, see on töötule ja töö või teenustusuhte lõpetamise kohta teate saanud tööotsijale, tema isikuomandustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase valiku, koolituse või töö soovitamine. Karjäärinõustamise eesmärk on nõustada isikut töö ja kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes. Tööpraktika, selle teenuse eesmärgiks on täiendada töötud tööks vajalikke teadmisi ja oskusi konkreetselt töökohal. Teenus on suunatud eelkõige neile töötutele, kes on küll eriala omandanud, kuid kellel puudub töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus. Tööturukoolitus on töötule korraldav tööalane koolitus, kus omandatakse või arendatakse ameti või muid oskusi, mis soodustavad isiku tööle rakendamist. Vanemaealised töötud. Tööturuteenuste ja toetuste seadus sätestab tööturu riskigrupid, kellel tööturule sisenemine on mingil põhjusel rakendatud. Nende hulka kuuluvad ka vanemaealised töötud vanuses 55 aastat kuni pensioniigani. Vanemaealiste töötute puhul on kõige sobilikumad rakendamiseks tööharjutus, palgatoetus ja tööturukoolitus. Sellistest teenustest ma juba räägin. Puudega töötud.
tervislik seisund on tööleidmisel äärmiselt oluline. Valiku võimaluse korral on tööandjal põhjust eelistada parem tervisega inimest. Teisest küljest ei tähenda puude olemasolu seda, et inimene ei ole võimeline tööd tegema. Ka puudega inimene võib olla väga hea töötaja ning võimeline ennast ja oma peret üleval pidama. Samuti takistab on see, et paljud puudega inimesed on aga võimelised töötama ainult mõne tunni päevas, mistõttu nad saavad tööle minna ainult siis, kui leiavad sobiva tööajaga töö. Tööturuameti poolt puudega töötutele pakutavatele teenustele ja toetustele on puudega inimeste tööhõive probleemidega tegeletud erinevate projektide ja programmide raames. Puudega inimestele, kes on end töötuna arvele võtnud, on võimalus pakkuda ka teisi Tööturuameti poolt osutatavaid teenuseid. Tööturuteenuseid osutatakse individuaalse tööotsimiskava alusel, kus märgitakse ära neid teenused, mida kliendi on vaja osutada, et parandada tema konkurentsivõimet tööturul. Soovin lisada, et Tööturuameti piirkondlikes osakondades konsultandid, kes on spetsialiseerinud puudega inimeste aitamisele neile sobiva töö leidmisel. Edasi vanglas vabanenud töötud. Vanglast vabanemise järgselt töötuna arvele tulnud riskirühma kohta on teavet väga vähe, kuna vanglas viibimisega seotud andmed kuuluvad delikaatsete isikuandmete hulka ja isikupõhise teabe analüüsimiseks puudub õiguslik alus. Vanglas vabanenute puhul on eriti oluline integreeritud abi osutamine ja ametkondade vaheline koostöö. Nii riskirühmade toimetulek ja töövõimalused muutuvad sotsiaalses ja tehnoloogilises keskkonnas, järgmised head võimalused ümber õppeks, head sotsiaalsed garantid, nõustamise kättesaadavus ja kliendikeskus, head tehnoloogilised võimalused kõikjal, väga head võimalused riigikeele omandamiseks. Tänan tähelepanu eest!